Tervitan teid kõiki siin YouTube'i kanalil üle pika aja. On mõnusalt päikseline, kuid juba päris jahe sügisene ilm. Tahtsin minna pikemale jalutuskäigule, aga välja minnes selgus, et ilm on nii jahe, et tuleb juba kindad ja mütsid välja otsida. Nii et ma tulin koju tagasi ja siis tuli selline tunne, et ma ei ole nii ammu siin kanalil teinud ühtegi videot ega ka ühtegi kaardi lugemist ja selleks, et see hoog nii-öelda uuesti sisse saada, siis ma otsustasin, et ma tulen täna siia ja võtan sellise hetke energia, mis tahab läbi kaartide nähtavale tulla. Ja vaatame siis, ma ei ole kaarte eelnevalt ette võtnud. Nii et vaatan neid täiesti siin sinuga koos. Esimene kaart annab meile märku tervenemisest. Teine kaart annab meile märku armastusest ja valikutest. Kolmas kaart räägib meile sellisest pisut tulisest ehk siis ka mõnes mõttes konfliktsest energiast. Ja siia otsa tuleb meil kohe läbimurdekaart ehk siis mõnikord on konfliktid ka vajalikud selleks, et me saaksime iseendas selguse. Ja täpselt nii, nagu ma alustasin seda tänast videot, et on imeline päikseline ilm, siis viimane kaart on päikesekaart. Aga ma tulen korraks tagasi siia algusesse. Et esimese kaardina tuli meil välja siis mõõkade 9 ja ma nimetasin seda tervenemise kaardiks, sest et tegelikult see inimene siin, tal on justkui need mõõgad, need ärevad mõtted, need konfliktid tema elus, aga samas see sunnib teda võtma aega maha, võtma aega iseenda jaoks, iseendaga ühendumiseks, iseenda mõtete, tunnete, emotsioonide, kõige sellega sügavama kontakti loomiseks. Sest paraku me inimestena, kui meil on kõik hästi, siis me ei kipu sellest mugavustsoonist välja tulema, aga me oleme siiski tulnud siia kasvama, me oleme tulnud siia arenema ja seetõttu on oluline elada üle ka need keerulisemad ja konfliktsemad perioodid meie elus. Järgmine kaart on armastajate kaart. Ehk siis nagu ma ütlesin, õhus on armastust, aga armastajate kaart indikeerib ka valikute tegemist. Ja seda kaarti võib tegelikult võtta siis igas valdkonnas elus. Kas see on suhe, on see romantiline suhe, on see sõbrasuhe, on see tööalane suhe. Sa võid võtta just selle valdkonna, mis on sinu elus täna aktuaalne ja vaadata, millised valikud sul selles valdkonnas on. Sest tõenäoliselt meil kõigil on see erinev, sest et videode kuulajaid on palju, kõik on oma elus erinevas kohas. Et just vaadata üle, et milline valik on sinul selles teatud valdkonnas oluline teha. Ja selle armastajate kaardi ehk valikute kaardi kõrvale tuleb meil sauade 5 kaart, mida ma siis hetkel ütlesin, et siin on selline tuline energia, tuli, ehk siis ka konflikti energia, erimeelsuste energia, aga tegelikult võib siit alati välja lugeda ka seda, et iga konflikti taga peitub alati võimalus. Me oleme inimestena tulnud erinevatest kohtadest, meil on erinev pagas, meil on erinev perekond, meil on erinevad suhtekogemused, me ei ole ühesugused, meil on erinev isiksus, mis iganes meie isiksust ja meie olemist mõjutab, siis tegelikult alati, kui sa võtad arvesse nii enda kui kõikide teiste inimeste, kõikide asjasse puutuvate inimeste arvamust, ehk sa suudad hoida sellist duaalset tõe printsiipi, siis tegelikult saab see olukord ainult rikastada, sa saad sellest ainult võita, sellepärast et sa saad kogeda
seda mõistmist läbi erinevate perspektiivide. Ja see on nii oluline koht. See on, kui ma panen siia kõrvale selle armastajate kaardi, siis tegelikult selleks, et olla armastavas suhtes, peab sul olema oskus tulla toime tuleenergiaga, sellise keeva energiaga, tulla toime erinevate arusaamadega, eriti kui me räägime naistest ja meestest, siis naised on Veenuselt, mehed on Marsilt, eks ju, konflikt on juba sisse kirjutatud, aga ometi oleme me kõik näinud, kuidas need kaks erinevat maailma saavad kokku tulla tervikuks. Ja siin ongi sulle praegu see õppetund, et võtta vastu see vastandlik perspektiiv, vastandlik arusaam ja loomulikult selle kõigega ei tähenda see seda, et sa peaksid oma arvamust või oma perspektiivi alla suruma, aga sa ei pea seda ka peale suruma. Ehk siis leia sellest tasakaal. Ja järgmine kaart, õigemini tegelikult ma võtaksin ka need kaardid koos. Mõõkades ja päike. Need tegelikult tähendavad täpselt seda, et kui sa oled siin võtnud need vastandperspektiivid, vastandlikud arvamused, siis sa jõuad sellesse kohta, kus saabub läbimurre, kus saabub selgus, kus saabub mõistmine. Läbi selle, kui sa võtad selle aja iseendale, lood kontakti oma tunnetega, oma mõtetega, oma vajadustega. Läbi selle saabub sinusse selgus, mis on sinu tõde. Läbi selle, kui sa mõistad, mis on sinu tõde, on sul alles võimalik hakata mõistma teise inimese perspektiivi, teise inimese tõde. See enam ei trigerda sind, sellepärast, et kui sa saavutad kontakti iseenda ja oma vajadustega, siis sa mõistad, et meil on kõigil oluline seesama koht saavutada iseendas ja läbi selle hakkad sa ka teisi inimesi paremini mõistma, su suhted paranevad, su läbisaamised paranevad. Selle kaardi juures on lihtsalt oluline märgata seda, kas see teine osapool, kas ta on sugulane, sõbranna, abikaasa, kes iganes kolleeg, et ta oleks avatud selgele ja avatud suhtlusele. Sellepärast, et toimivad on need suhted, kus mõlemad osapooled soovivad saavutada selgust, olla avatud ja minna selles suhtes sügavale. Et vaata, et sa hoiaksid enda elus selliseid inimesi, kes mõnes mõttes on valmis läbi lõikama need niidid nende suhetega, mis ei ole teenivad, aga teiselt poolt nägema seda kui tõemõõka, mis ei pea alati olema terav, vaid võib olla ka mõistev ja jõuda sellise kompromissini, kus mõlemal on hea olla. Ja kui mõlemal on hea olla, siis saab selles suhtes särada ka päike. Just nagu tänasel imelisel sügisesel päeval. Ja nagu sa näed, siis tema ise loob selle päikse. Tema käes on see sau, mis põleb, mis süütab nii-öelda tähed taevas ja paneb selle vilja siin kuldkollaselt õitsema. See kaart iseloomustabki tegelikult ka sellist sügisest viljade valmimise aega, aga viljad valmivad läbi erinevate kogemuste, läbi ka, ütleme siis, raskuste ehk nii-öelda raskete vestluste. Mida tähendab tegelikult raske vestlus? Raske vestlus tähendab seda, et sa oled selles vestluses aus, sa oled haavatav, sa ei varja mitte midagi, sa ei pühi midagi vaiba alla, aga sa ei ründa, ei tee teist inimest maha, vaid sa räägid iseendast lähtuvalt. Sa väljendad oma vajadusi, oma tundeid iseendast lähtuvalt. Sinu käitumine paneb mind tundma nii. Mina tunnen selles situatsioonis nii. Me saame rääkida alati ainult iseendast, sest see, mis on teine inimene, aga see osa, mis sind selles mõjutab, see on see, mis tuleb sinu seest ja mis on tegelikult oluline.
selline sai siis tänane väikene energialugemine siia, mis võib-olla ei olnudki nii väike ega nii lühike, aga ma tunnen, et mul oli nii suur rõõm jälle üle pika aja sellist videot siia teha. Nii et vaatame, mis on edasi loomas. Ma mingisuguseid lubadusi ei anna, seda olen ma elus õppinud. Et kui mul tuleb tunne, siis ma tulen neid asju siia jälle tegema, aga loomulikult alati on tore, kui te kõlate kaasa tagasisides, kommentaarides ja kui ma tean, et te ootate neid lugemisi ja neid arutelusid, siis on väga tore, kui te jätate mulle tagasiside ja annate ka märku, et mis on need teemad, mis teil parasjagu õhus on, millist kaardilugemist te soovite või millist nii-öelda vaimse tervise teemalist videot te soovite. Sest et minu oskus on rääkida läbi oma kogemuste, läbi oma psühhoterapeutiliste õpingute, tänaseks ka õpin juurde Hiina meditsiini, ehk siis tervisevaldkond on mulle hästi oluline, et ma seon kõiki neid omavahel, ma kaasan siia kaarte, ma kaasan siia oma kogemusi, oma teadmisi, oma õpinguid, nii et väga hea meel on, kui te räägite minuga kaasa, sest et kahepoolne energia on alati kahepoolne energia. Ma tänan sind, kui sa seda videot jõudsid lõpuni vaadata ja soovin sulle imeilusat sügist. Eile oli pööripäev, on alanud uus tsükkel, uus aastaring. Nii et anna mulle teada, mida see sügis sinu jaoks tuua ja kasvatada saab ja millised viljad on sul valmimas. Ilusat päeva sulle!